tere! Me oleme omadega jõudnud Resposse, sest Annika Oru practice roundid ei mänginud sel nädalal kuidagi ringi, nii et mõtlesime, et tuleme teema harrastajaid. Võtsin kaasa Keiti, kes talvel Respos ise ka LED-mänge korraldab ja ta saab siis ette näidata, kuidas üks pro mängiks. Ma proovin võimalusel järgi teha ja kui ei tule välja, siis vaatab edasi. Jah, tervist! Ja mainime kohe alguses ära ka selle, et täna on päris tuuline, nii et saab lõbus olema. Olgu, aga hakkame pihtes. Jep. Ehk siis esimene rada 82 meetrit. Mando on vasakut kätt ja korv on seal otse ees puudu vahel. Kuna siuke vastu tuule moodi asi on, siis ma proovin klooriga eeskätt. Oleks võib-olla peale mõne soojendus iske tegema, aga pole hullu. Kohe otse peale ikka. Muidugi. Nii, mina ütleks, et siin on tuul päris keeruline, kuna ta on nii vastu kui paremalt vasakule. Nii et ma üritaks siukse pool lahjema midariga. Proovis päris hästi võidelda. Proovin Heksiga ka päkkarit. Oi, see on väga ilus. Ja kes mängivad tagant kätt ja üle minevat sellist panna ei taha ja Mandaga riskida, siis tegelikult tean, mängitakse sinna üpris keskele Haiseriga ka liini. Sinna, kus see keskmine kask siis on. See on siuke laki peale minek, aga võib proovida. Ilmselt Manda missi sealt ei saa. No praegu läks täpselt sinna puusse, kust pidi paremalt minema. Iga nädalaselt lendab normaalselt neid kettaid siia aeda. Esimeselt rajalt, kujutad ette või? Esimeselt rajalt lendavad kettad siia. Teiselt rajalt lendavad kettad siia, kuigi korv on seal. Et seda on nagu huvitav ette kujutada. Nii, teine rada, 78 meetrit. Joon on üpris lihtne. Tagant käe Haiseru tundub kõige kergem variant. Paremal poole jääb OB, ehk siis otse pikaks ei tahaks panna, muidu saab karistada. Ja mina lähen suspega. Ilus. Verdikt. Ma olen siin puu taga ja suht madal lagi on, et ma vist põlvel putti või Bergiga lähenemine, kui Bert tundub turvalisem, et proovime seda. Jep. Jätsin ikka veits putti ka endale veel. Hästi. Jep. Nii, kolmas rada on meil 75 meetrit ja tegelikult on päris siuke väljakutsuv tunnel, mida tuleb tabada terve tee korvini ja lisaks on veel siuke magus kõrgendatud korv ja tuul ka. Tänu tuulele mina prooviksin harbiga minna. Pole paha. Ma mõtlen, et äkki ma proovin võib-olla mingit eestkäe fleksi äkki üldse. Jaa, muidugi. Tead, näita seda joont. Ma ei tulegi eestkäe peale, kusjuures mehed viskavad siin täiesti sellest puust paremalt. Selliseid asju. Ja proomehed. Otse. Ma proovin kõigepealt, vaata, samas ma pean oma kange ette ära, siis ei saa. Ma proovin sellest puust, proo meeste laini, siis tundub väga asi, mida mu oma peika kindlasti teeks. Jaa, liin oli õige. Peaaegu. Proovin Claymore'iga. Ja see on see, miks ma olen harrastaja. No proovime parri päästa siis oma esimesest iskast. Jep, hästi.
Siin rajal tuleb üks trikk veel mängu, et kui sa tahad panna putterit lohisema nagu mina, siis siin on siuksed kännud enne korvi, et kui nendele pihta saad, siis jääd kahjuks lühikeseks. Hästi. Aga. See on see, kui lähed rannima kõrgendatud korvi. Lõpetad poogiga. Rada 464 meetrit, värskelt uuendatud. Siia on pandud mando, millest peab mängima vasakult. Mis tähendab seda, et see on suhteliselt eestkäe rada. Ka Keiti jaoks on see üllatus, nii et ma proovin eestkäega saada ja siis Keiti vaatab, mis ta teeb. Jep. Hästi, väga hästi. Päris napikas oli seal manda kõrval. Ja ka kohal. Väga harvad rajad sunnivad mind ka eestkätt viskama, aga siin mulle tundub see isegi mugavam. Proovime uuesti. Sa saad proovida mingi Beckeri joone ka välja mõelda nuputada. Jaa. Roller, samas see küngas on seal täpselt ees siuke, et see on nagu jah, siin on jama see, et Beckeri jaoks üleminevaks oleks kõrgust vaja, aga ma ei saa seda siin panna. Proovime putteriga. noh, putil. Ütleme nii, et tuleb oma liistude juurde jääda. Hästi. Nii, rada 5 on meil 95 meetrit. Siin on tegelikult korv on suht otsa ees, et on võimalik minna nii eestkäega keskmistest kaskedest vasakult kui ka tagantkäe haiseriga. Et mina prooviks seda praegu tagantkäe ja Saint Proga. Tahtsin just küsida, et kui mängu see puu sealt tuleb, aga nagu milline puudub põõsas ja enne toda peaks täpselt nagu feidima. Okay. Proovin ka Saint Proga siis. Siin ei ole üldse tuult enam. Oi kui ilus. Jah, võib-olla proovida midagi, millel on veits rohkem feidiga. Ma ise mõtlesin ka sama asja peale. Nice. Oi kui äran. Me mõlemad tegime Saint Prodega siin väga head viskend, nii et see on see ketta soovitus siia rajale. Kuues rada 65 meetrit, kõrgendatud korv ja saarerada. Ma proovin verdiktiga ja eestkäega. Oi madal. Paremalt haiseriga, klooriga. Ja seal on mingi kaitsev puu veel. Ja, aga vist äkki jäi saarele, ei tea, vaatame. Minu kui tagantkäemängija jaoks on siin 2 varianti, kas siis putteriga natukene üle minevad siit vasakult või haiseriga paremalt, aga ma arvan, et harrastajale sõbralikum ja kergem variant on paremalt haiseriga, nii proovime seda. Ilus. Ja siit me õppisime seda, et pigem mine laiemalt ja turvaliselt, sest kui sa lähed kitsalt, siis lähed puusse. Yeah. Meie tiiala tarkuseterad vastavad tõele. See puu on päris kaitsev, nii et kaarega minnes on nagu parem. Eks siis saab troppari putti proovida. Seitsmes rada on meil täpselt 100 meetrit, korv on tiialast otse.
pigem ongi kõige kergem joon haiseriga paremalt poolt seda põõsas siis minna ja kindlasti peab jälgima, et liiga palju vajutama ei lähe, paremal tuleb OB ka mängu. Ütleme nii, et see oli ideaalne. Millega sa viskasid? Raider. Ma proovin Grace'iga. Ja võt, see on see pahandus. Proovin ballistaprooga ka siis. Noh, safe vähemalt. Ja, siuke joon on vähemalt kindla peale minek. Jälle üks pikk putt. Minu nii-öelda ideaalne vise maandus siis 10 peale. Et vastu tuul tappis korralikult. Nii, rada 8, 108 meetrit. Suht kitsas fairway on, mõlemal pool on OB. Tahaks minna nagu haiseriga sealt paremalt, et seda tagasi sisse, aga samas kui siit alguses lähed välja, siis on pärast jälle nagu võib-olla pahandus. Aga julge hundi rind on rasvane, nii et ma proovin alguses veits lahjema Grace'iga. No, see küll OB ei olnud, aga no, see on normaalne. Proovin ka seda haiseri liini. Aga ei tulnud välja. Safe, aga tegelikult ma prooviks ühe essitades ka siia keskele panna vähe lahjema. Tuul viib ära ikka. Jah, mõte ei ole halb, aga lihtsalt vähe stabiilsema kättega. Maasikas ju. Jep. Rada 9 on meil 101 meetrit ja OB jookseb mööda paremat äärt. Üpris siuke on võimalik minna täiesti sirgeviskega. Minnakse paremalt poolt seda väikest esimest kaskeisega haiseriga, aga mina proovin minna sinna kasest vasakult ja nendest keskmistest puudest paremalt sellist joont joonistama. Aga sai vähe peale. Ja puh, ma proovin vähe kangema ka sama viset. Siis natuke ise annukas. No, polnud päris see on. Esitamine tundub mulle veits ulmeline, et ma proovin lihtsalt Brave'iga panna otse. Lootuses, et ta läheb kas piisavalt otse või äkki isegi feidib seal lõpus ära. Väga ilus. No, ütleme, et ta ei teinud seda, mis ma tahtsin, aga vise oli tulemuslik. Aga ma proovin Strive'iga ka korra sama asja teha. Kuigi see on veits liiga lühike, aga... Noh, hea skip. Väga hästi. Ka kohal. Super. Mõtlesin, ma korra kahtlen, et ta ei ole 100 meetrit, ta on 85. Hästi. Ei, 10 rada 87 meetrit. Taga on kuskil OB. Proovin Exploreriga midagi teha. Ei. Oleks pidanud ikka Saint Pro võtma. Mina lähen siin rajal igaks juhuks midariga, sest ma mõtlen, et ma pigem jään natuke lühikeseks, kui et riskin sinna taha OB-sse minekuga.
see jäi kangeks, võtan natuke lahjema. Norm snap. Ma arvan, et ta seal ringi ääres on. Oi. Ainult metalli täna vist. Sama lugu. Ja kusjuures vaata on see OB tuleb päris kiirelt, ma arvan mängu, sest siin on niisugust langust ka. Et pigem jääda lühikeseks, kui saada karistada. Nii, meil on rada 11, jällegi täpselt 100 meetrit. OB jääb vasakule ja korv on üpris sirge, selline vise. Midagi väga ees ei ole, ma esiteks üritan Saint Proga. Aga see jäi kõvasti kangeks. Proovime lahjemaga ehk siis safiir. Oi, kui hästi võitleb. Ideaalne taaskord. Mul on siin üks Innova Blizzard Champion Sea-Devil, mis on üks esimesest ketastest, mis ma kunagi endale ostsin 10 aastat tagasi. Ja avastasin kolides, et see ketas eksisteerib. Ei ole üldse nii lahja, kui ma mäletasin, et on. Proovime vaniljat ka. Oleks nüüd selle flätiks panema. Aga juba päris kaugel. Jah. Hästi. Aga siin on vist enamus korvid tundub kõrgemad kui tavaliselt või? On küll suts, jah. Tartu korvid on kõrgemad kui Tallinna omad. Ja, või nagu Männikul on madalamad kui ülejäänud Tallinna omad. 112, 84 meetrit. Korv on õrnalt paremal, puuda taga peidus. Ehk siis ilmselt backeriga mingi turnover või siis eestkäega lihtsalt otsa midagi kangemat või siis haiseriga. Ma proovin alguses spreiviga üle minevat. Ei lähe ta kuskile. Proovime siis eestkätt ka, kuigi ütleme 84 meetrit on ilmselt veits kaugel, aga eks saab lähemale veits. Ja puusse. Mina plaanin siin siukse natuke alastabiilsema midariga minna siis tagant kätt. Ja see kore töötab iga kord. Üks eestkäsi veel. Ei saa minna siit niimoodi ära, et ei tule ükski ise välja. Sama puu. Ei. Noh, üks läks seal läbi vähemalt. Opa. Rada 13 on meil 90 meetrit ja täiesti sirge vise, ütleme nii. Proovin Saint Proga. Võib rahule jääda. Vaatasin, et Keiti võttis kotist juba umbes 3. Saint Pro välja, siis mul tuli meelde, et mul on ka üks lahjem Saint Pro veel, et ma proovin ka seda. Ja mina võtsin ka lahjema. Oi, mis teekond? Stabiilne vähemalt. Ja järjekordselt ma nõustun suga, et see korv on siin päris kõrge. Rada 14, 89 meetrit, topeltmandod. Ma ei tea, otse vise nagu ikka, millega täna on suht kehvad lood olnud, aga eks seekord tuleb välja.
proovin alguses heksiga ja loodame parimat. Nagu ikka. Noh, tegi ära. Safe vähemalt. Minu go-to ketas selleks sirgeks viskeks on tavaliselt Claymore. Praegu läks veits kõrgel, aga lendas välja ära. Nüüd tahtsin sinna kõrgesse keelsata. Nii, seda ei tõsta siis. Nii, rada 15, kaart ütleb 83 meetrit. Võimalik mängida nii eestkäega kui tagantkäega ilusti ja korvist paremalt põllu ääres jookseb siis OB. Ma enamasti mängin seda Honoriga, nii et proovime. Tuul on muidugi päris keeruline ka jälle. Kus see jooksis. Aga ma arvan, et ma paremat väga ei saagi. Ma proovin klooriga, ma arvan. Vaatab. Ei saa nii. Proovin Exploreeriga ka ja veits paremal ajal lahti lasta ketta. Jep. Ja nüüd lükkab. Kogu keha ise oli või? Ei jõudnud. Safe ikka. Suht lühike ikka nagu. Tuul tappis, vaata, et ta sai süükse nurga. Proovin ka ühe sutsu lahjama tagantke. See sai rohkem aiseris. Aga... No see Honori skip oli lihtsalt siuke, ja ta maandus nii terava nurgal. Oih, mõtlesin, et läheb, aga läks läbi korvi. See oranž korv ikka, mitte see väike valge. Valge, okei. Ma oleksin tagumis hakanud viskama praegu. 116 meetrit. Otse ise jälle, aga seal on puud ees. Kujutan ette, et päris palju minnakse ilmselt eestkäega, kellel on 100 meetrit eestkäes sees. Ma ise proovin minna sealt teisest kasest paremalt ja äkki skipib korvi alla. Äkki. Kui sükst ainukat paned, siis ei tee midagi väga. Mina enamasti mängin ka siin suht sinna keskmiste kaskede peale ja lihtsalt loodan, et ta läheb läbi, sest et siis mulle ei tule nii palju seda vasakpoolset OB-d ka mängu, et siin mingit flexi tegema hakata. Oi, kui madal. Aga teine on mul flexi ketas, nii et sellega ma üritan siis vasakult poolt safiiri lahjaga midagi joonistada. Aga liiga lahja. Proovime veel. Ma proovin siis Grace'iga. Sama liin ikka proovin. Jaa, väga hästi. Noh, see tegi seda, mis ma tahtsin. See oli täpselt see puhkepaus, mida mul vaja oli vahepeal. Siis tundub, et tuul tapab siin täpselt. Jaa. Täpselt parajalt, mida oleks sinna lehtedesse äkki läinud. Hästi. Kuidas nii, Kristi? Nii, rada 17 on meil 72 meetrit. Meil on Mondo, ehk siis tuleb mängida siuke tagantkäe haiseri joon korvi alla.
Proovin verdiktiga alustuseks. Ja tundub, et sellest piisas. Minu esimene mõte oli kohe siin Keiti parda tagasi skippi nähes, et prooviks äkki nagu maas skipiga mängida. Tuul on äkki siuke täna, et võib aidata ja kui see ei tööta, siis ma proovin verdiktiga teha seda, mis Keiti tegi. Oi, kui konarlik jala siin on. Jaa, toimis väga hästi. Ma proovin korra. Postigi ära. Proovin õhust ka korra. Jep. Puss, see on. Mainime siis ära ka, et meie jaoks statistiliselt kõige kergem rada. Yes. Nii, 18 rada, viimane rada 81 meetrit. Korv on seal puude ja põseste taga peidus. Ehk siis midagi kangem, aga otse peale, mis arvatavasti teeb lõpus ise töö ära. Nüüd on vasakult tuul, mis ilmselt teeb kettal töö raskemaks, aga ma proovin kukiga, sest ta tavaliselt saab hakkama. Aga täna vist mitte. Või? No. 0 skippi. Proovin korra ballista prooga ka, sest see on järgmine asi, mis mul kanguselt on. Pikaks? Okei. Ma tunnen, et ilma tuuleta on see selline verdiktiivise, aga kuna praegu on üpris siuke lendu tappev tuul, siis ma proovin hoonoriga minna. Ja nüüd ei ole tuult. Nice. Jep. Nii, meil on nüüd Vespos 18 korra mängitud. Mina iseloomustaks seda rada, kui et siin on suhteliselt sama nagu sirget 80-90 meetrit viset enamasti vaja, aga lihtsalt puud on erinevates kohtades. Et siin lõpus olid mõned rajad, mis nagu tahtsid teistsugust viset, aga siuke mõnus pargikas ja nagu harrastajatele täpselt paras. Ja Kristi tähelepanek oli, et korvid on suts kõrgemad igal pool puttides. Ja seda küll, aga aitäh, et sa tulid. Aitäh kutsumast. Ja kui ma kunagi jälle Tartusse satun, siis ma kutsun sind jälle endaga rada tutvustama kaasa. Teeme nii, oli tore. Tšau!